Meie oleme Kalevi staadionil ja juba poole tunni pärast hakkab siin murul etendus pihta. Rahvast hakkab vaikselt kogunema, aga ma arvan, et kuskil 20 minuti pärast on need tribüünid rahvast täis. Ja ega meil ei jäägi muud üle, kui läheme ka seda etendust nautima. Nii, aga läheme uurime vasaku rühma käest. Kas teil on ka selline väike närv sees praegu, et kui te teate, peate kohe varsti minema staadionile? Muidugi on, et see tuleb ainult kasuks. See paneb nagu sind rohkem pingutama. Aga kas on ka mingi imerohi, mismoodi sellest närvist lahti saada? Muru peal tuleb minna. Siis läheb kõik närv ära. Ei saa arugi, et on vahe sees, kas on publik või on need samad teised rühmad seal, kes olid ülejäänud 4 päeva, mis me juba tantsinud oleme. Et tegelikult oli tribüünid olid täis ka siis juba, kellele me tantsisime kõik. Aga mis tunne on üldse tantsida nii suurele hulgale rahvale? Tegelikult ju terve Eestimaa vaatab teid. Selle peale küll ei mõelda. Ei tohi mõelda nii. Nüüd ma ajasin teid praegu närvi. Jaa, täpselt. Vaatame, kui suurt häält suudab üks meie Tartumaa teha ja 1, 2, 3! Ma arvan, et neid peaks olema küll sealt tribüünidelt kuulda ja näha. Nii, oleme kinni püüdnud ühe tähtsa naisterahva ja uurime kohe, et kas on ka tekkinud mingised äpardusi või naljakaid juhtumisi. Jaa, ükski pidu ei ole ilma viperusteta minu pärast päris pidu. Ja ma ei ole tähtis naisterahvas. Et meil juhtus eile Vassakuga seesama kihvt noorterühm, selline äge lugu, et nende juhendaja, kes on selline paras tainapea, arvas, et tal on sõled kaasas. Ja siis selgus, et neid ei ole bussis kaasas. Ja selle asemel, et siis rahulikult veel ükskord buss läbi otsida, istus see juhendaja rooli ja sõitis koolimaja sõlgede järele. No koolimajas selgus loomulikult, et need sõlgi polnud, nad olid siiski bussis ja bussis olid ka ühe tantsija rahvariided ja peo alguses oli jäänud 3 minutit. Ja mis siis sai? No jõudsime siis peo algusest 5 minuti pärast siia ja panime selle poisi riidesse, kelle riided bussis olid jooksu pealt. Aga mis tunne on üldse esineda nii suurele rahva hulgale, sest tegelikult terve Eesti ju vaatab teid? Selle peale ei mõtle, kui sa seal platsi peal oled. Kui sa seal platsi peal oled, siis sa mõtled sellele loole, mida sa räägid ja mida sa jutustad. Et ma kohati olen arvanud, et tantsupidu on rohkem tantsijate pidu kui vaatajate pidu, sellepärast, et tantsijad on seda, nad teavad seda lugu lõpuni. Tantsuõpetajad on neile ju täpselt rääkinud, millest nad räägivad, kui nad tantsivad ja millest see lugu räägib, kuidas see algab ja kuidas see lõppeb. Et minu mõnest see emotsioon, mis siit saadakse, on tantsijate jaoks 10 korda suurem kui vaataja jaoks. Aga ma ei ole ka kunagi vaataja olnud, nii et ma võib-olla olen ülekohtune. Hakkad täis külemist jääd, mis sa sealt vaatad või näed. Tulema keegi kord peab, kui ta vaid teed siia teab. Linnas on siledaid teid, on seal ka magusam leid. Kuidas seal endaks saab, juured on sul keskmaa, vend ja suudad.
suurest segasumma suvilast oleme üles leidnud Väegvere orkestri või kuidas saab seda nimetada ja vaatame kohe, paneme nad proovile, et kas nad mingit lugu oskavad hästi kiiresti mängida. Tervist! Tervist, Väegvere! Öelge mulle, kui ma praegu ütlen, et nüüd te peate mängima ühe loo ja kas te saaksite sellega kohe hakkama nii, et meeskond toimib ja lugu tuleb? Kohe tuleb. Proovime. Vot, milline kisa see tähendab, et tuju on teil meeletult hea, aga öelge mulle, kuidas teil on läinud siin? Ja kas te olete elevil ka? See kõik on nagu ühest kõrist tuleb, aga öelge mulle, kas te oskaksite mingi laulu praegu meile siin laulda? No nii, laske tulla! No nii, see oli praegu super, läheme otsime veel Tartu inimesi. No tervist, Kõrveküla, kuidas teil tuju on? Öelge mulle, kas te olete juba elevil ka, et varsti saab rongkäiku minna? Ei olegi, miks ei ole? See on nii pikk lihtsalt. Aga kuidas teil on läinud siin? Hästi! No nii, kutid, aga teie juba praegu mõelge, et mis on teie laul, sest ega te ei taha ju olla juba otsustatud, väga hea. Suureks saades tervis saan, et meil muutuks tunniplaan ja et loodaks mitmel pool poiste kallakuga koon. Vähem jändaks keelega, vähem jändaks mataga, õpiks rõõmsa meelega sõitma motorattaga. Las aga tunnid sisaldavad kõik, mida poisid ihaldavad nii. Samm-sammult ja rutuma kooli küpsuse kätte saan, see veidi veider küll. Aga üsna geniaalne plaan. Kui hea tuju meil täna Kõrvekülal on ja laske tulla, 1, 2, 3! Ilmselgelt Tartumaal on hea tuju. Selle suure tralli ja müra sees peame vahepeal puhkama ka ja siin ongi meil puhkamas Lähte naiskoor. Läheme vaatame, kuidas neil on läinud ja millised emotsioonid neid valdavad. No tervist, Lähte naiskoor! Rääkige mulle, kuidas teil tuju on? Tuju on hull. Meil on pooled naised kadunud. Kuhu nad on? Me ei tea, meil on nii suur koor, et meil on naised mööda Tallinnat laiali. Nii et inimesed on üle pika aja saanud Tallinnasse ja kohe läksid ula peale, jah? No nad ula peal kindlasti ei ole. Ma arvan, nad teevad rongkäiku juba kuskil. Võib-olla meie maha jäänud, nii et me peame kihutama. Aga kas teie olete elevil ka praegu? Kas te olete elevil ka? Muidugi oleme. Hullult ilus tuleb. Hästi lahe kontsert on. Tulge kindlasti õhtul kuulama. Aga öelge mulle, kui ma praegu teid paluksin, kas te suudaksite mingist laulust ühe väikse viisijuppi mulle laulda? Kui Kungla rahvas kuldsel ajal kord istus maha sööma, siis Vanemuine Murumaal läks kandelugu lööma. Läks aga metsa mängima, läks aga laandelauluga, läks aga metsa mängima, läks aga laandelauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Super, suur aitäh teile ja edu! Aitäh! Pidipööre! Erti teisipidi ka! Kui me enne uurisime Hermine käest, et kuidas on nende meeleolu enne tantsimist, siis lähme vaatame, kas see meeleolu on ka säilinud nüüd peale tantsimist. Tervist, Hermine! Rääkige mulle, et kui teil ennem oli tuju hea, siis öelge mulle, kas teil nüüd on ikka tuju hea? Aga milline selline tunne teil praegu sees on, kui te olete tundnud, teil on kõik hästi läinud, olete rahvale esinenud, siis tunne sees? Puudutav. Helge, rõõmus, tugev.
aga öelge mulle, et kas te mulle suudaksite mingi tantsuliigutuse selgeks õpetada praegu? Nii, juba nad teavad, mis nad kohe tegema hakkavad. 1, 2, 3, parem vasak käsi. No näete, kui nüüd järgmine tantsu ja laulupidu tuleb, siis äkki ma panen nende natukene teistsugused riided, panen pikemad juuksid ja võib-olla ma saan ka teiega tulla siis. Mehi on juurde vaja? Tantsupeol on käidud, rongkäigus nähtud vahvaid Tartu valla elanikke ja nüüd on jäänud panna tänase päeva iile täpp just sellesama kontserdiga siin laulukaare juures. Mina soovin kõikidel Tartu valla kooridele edu ja lähen seda kontserdit nautima, kui ma loomulikult leian endale sinna koha.